pildib jõuluveel meil valgus, valgetund on palju saviteen. Jälle suure püha kaunis algus, jõulud on teel. Ma tean nad kõigi mängu asju, jõuluvanad külliga mees. Põdrad ootavad sidu käsku, jõulud teel. Sõida, sõida, saalikene, sõida, sõida mööda valget luumist talve teed. Rutta, rutta, hookene, rutta, rutta mööda armast luumist kodule. Äsja lõpetasid oma esinemise Paide muusikakooli ja Paide ühisgümnaasiumi õpilased. Ka nemad on täna vabatahtlikuna siin ja teevad vabatahtlike tööd. Nii et suur aitäh neile veel kord selle eest. Vabatahtlikest on meil viimastel aastatel räägitud üsna palju ja kirjeldatud seda, mis see siis ikkagi on. See on tõepoolest vabatahtlik inimese vabast tahtest tehtud tegevus. Kas konkreetne, heategevuslik või ka mõnes asutuses väga konkreetse töö tegemine. Ja selle eest raha ei saa. Jah, tänutäheks, kingituse või hea sõna loomulikult selle võib vastu võtta. Vabatahtlike tööd on mitmesugust ja see oleneb inimesest, kas kui palju tal selleks on aega ja võimalusi. Aga usun, et väga paljud siiski leiavad selleks võimaluse. On see siis loomade varjupaik, kus käiakse vastaskord või paar. On need lastekodud, on need lasteaiad, on need meditsiiniasutused või oma küla piires või oma kogukonna piires tehtavad tööd ja toimingud. Ja tehtud tegevusest sünnib kasu paljudele. Aga võib-olla kasu on kõige suurem nendele, kes seda ise teevad. Sest öeldakse, et andmise rõõm on kõige suurem rõõm. Kindlasti selles vabatahtlikus töös arened ja mõistad võib-olla neid situatsioone, neid tegevusi, millega sa iga päev kokku ei puutu. Mõistad ka enda ümbritsevaid inimesi enam ja saad aru nende mõttemaailmast ja nende väärtushinnangutest. Kodutütarde ja nõukotkaste organisatsioonid Eestis on meil vähed suuremad. Ja teie tegevus on väga mõtestatud, väga sihipärane. Ja siin vabatahtlike töörühma juhtidena ei ole võib-olla võrreldav sellega, millest ma just äsja rääkisin. Vabatahtlike töö siin on väga plaanipärane. Rühmajuht ei saa öelda, et ma tulen aastas kord või paar oma rühma, vaid ta peab seal käima kord nädalas või paari nädala taga. Ja ta peab alati läbi mõtlema, mida ta oma rühmaga teeb, mida ta annab. See kasvatus, need väärtushinnangud, mida antakse läbi noortejuhi edasi meie noortele, peab olema eeskuju. See peab olema järgimist vääriv, see peab olema usutav. Et noored mõtleksid ja vaataksid, jah, just selline tahan ka mina olla, just selliseks tahan mina kasvada, just selliseks tahan ka mina saada. Ja ka mina tahan saada edaspidi vabatahtlikuks, kes annab edasi just seda järjepidevist, mida mina olen saanud. See töö ei ole teile, head rühmangid, olnud kerge, aga ma usun, olen ka lugenud teie mõtteavaldusi, olen rääkinud teiega, kui ma olen teiega kohtunud, siis see on teile väga palju tagasi andnud. Ega te muidu seda tööd ju ei teekski. Ja just see, mida te teete meie kodumaa, meie Eestimaa kodaniku kasvatamisel, on seda väärt kutsuda teid täna siia ja
ja tänada teid selle tehtu eest. Aga üks asi on tehtu ja selle märkamine. Teine asi on see, et julgustada teid seda tööd jätkama. Et ikka ja jälle leiaksite te endas seda tahet, seda heasuulikkust ja jõudu ikka taas ja taas minna uuesti oma noorte ette ja leida endas seda sära, seda usku, seda jõudu. Ja ma usun, et võib-olla mitte kohe ei ole teie tööd näha, kuid kui üks põlvkond noori kodutütreid või noorkotkaid on üles kasvanud ja sirgunud ja te näete nendes meie Eestimaa tublisid kodanikke, tublisid emasid, isasid, tublisid töötajaid, siis ma usun, see rahulolu on kõige parem, mida te võite. Head siinviibijad, lubage kõigepealt tänada Järva maavanemat Tiina Orastet ja maavalitsuse peret, kes rõõmsalt kaasa tulid ettepanekuga tähistada maakonnas rahvusvahelist vabatahtlike päeva. Aitäh! Armsad noorkotkad ja kodutütred, oleme uhked, et kuuluta täna Eestimaa kõige suuremasse noorteorganisatsiooni, kus meil on liikmeid üle 7000. Kuuluta organisatsiooni, mis hindab kõrgelt väärtusi, milleks on ausus, truudus, kodumaa armastus ja üksteisest hoolimine. Läbi tegutsemislusti saate olla paljudele eakaaslastele eeskujuks nii meie organisatsiooni sees kui ka väljaspool seda. Teame, et olete aktiivsed, osalete rühma tegevustes, lööte kaasa erinevatel maakonna üritustel ja olete edukalt esindanud Järvamaa noorkotkaid ja kodutütreid üleriigilistel ettevõtmistel. Teid võib iseloomustada sõnadega kõige tublimad. Ärge saatke ühtegi päeva mööda ilma harjutamata, õppimata ja visatööta. Tore, et te sisustate kasulikult aega meie organisatsioonides ja olete võtnud südameasjaks eestluse südames kandmisel. Loodame väga, et tulevikus jätkate oma teed Kaitseliidu või Naiskodukaitse ridades ja loodame väga, et olete tulevased noortejuhid. Soovime teile ikka kõige paremat, rohkem avarat silmaringi ning mõistmist, meeskonnatööd ja üksteisega arvestamist. Kallid noortejuhid ja toetajad, suurim meie jõud on vabatahtlikud noortejuhid, kaasa arvatud ka toetajad. Ulatamine ja üheskoos tegemine on väga tähtis ja vajalik. Hea on tunda meil, noorte instruktoritel, enda kõrval vabatahtlike mõttekaaslasi. Seetõttu oleme teile väga tänulikud ja soovime, et teie eeskuju järgiksid paljud inimesed. Vabatahtliku noortejuhi panus noorte kasvatamisse ei ole Kaitseliidus ühe ega kahekordne ettevõtmine, vaid seda tehakse päevast päeva, nädalast nädalasse, aastast aastasse. Võiks küsida, mis teid motiveerib? Arvan, et oskate seda igaüks ise öelda. Kuid meie arvame Urmasega, et selleks on äkki andmisrõõm, laste säravad silmad või hoopis Kaitseliitu ühtehoidev pere. Kunagi on kodutütarde peavanem proua Angeelika Naris öelnud välja selle pere kohta järgmised sõnad. Tunneme end sõpradena ja meil on üksteisele palju anda. Kes nutab, sellel peab olema võimalik jagada kellegagi oma pisaraid. Kes naerab, sellel peab olema kellega koos rõõmu tunda. Kes tahab vabaneda valust, peab leidma kellegi, kes aitab seda eemale tõrjuda. Ja selleks
et olla õnnelik, peab igaühel olema sõber, kellele võib alati loota. Usun, et meie organisatsiooni liige on valmis jagama teistega nii valu kui ka pisaraid, nii õnnestumisi kui ka siirast rõõmu. Me väga loodame, et tänane tunnustamine annab teile kõigile jõudu edasi tegutseda ning innustab kõiki meie kaaskodanikke mõistma noorsootöö vajalikkust ja kaasa lööma isamaalikus kasvatustöös noortega. Soovime kõigile toredat rahvusvahelist vabatahtlikku päeva ja ilusat jõuluootust. Isamauks alati valmis. Austatud maavanem, Riigikogu liige ja noored kodutöötajad, juhid. Täna on öeldud palju ilusaid sõnu vabatahtlike kohta. Ma ei hakka pidama ilukõne, ma toon ühe näite. Kunagi astus Kaitseliitu üks tubli kodanik, tubli ärimees ja kui ta avaldus tuli, tahtis minu käest soovitus. Ja küsisin, miks ta siis Kaitseliitu astub, et tööd on palju ja hõivatud inimene, siis ta ütles, et ta tahab aru saada, mis kiiks on nendel inimestel, kes vabatahtlikult osalevad riigikaitses ja vabatahtlike töös. Ja praegusel hetkel on ta aktiivne kaitseliitlane ja ma olen küsinud, et kas see kiiks on hakkav. Ja mis selle juures kõige tähtsam on sõbratunne ja toetus. Ja tänasel vabatahtlike päeval ma soovikski teile kõigile hästi palju seda kiiksu ja edu teile, see kiiks on see, mis teid edasi viib. Aitäh teile!